Nii, lapsed, kiiresti enne kui see video algab, ma olen märganud, et inimesed ei saa teavitusi, kui ma videoid üles laen. Ma ei tea, kas te olete kõik seda teinud, aga kui te ei ole, siis kui te subscribe'ite, kui te tellite mu kanalit, siis vajutage seda väikest kellanuppu seal kõrval ka. Siis te saate lihtsalt teavitusi, kui ma uue video üles laen, kuna praegu te ei saa kõik. Kõik ei saa neid teavitusi. Võib ka mingi teine põhjus olla, miks te neid teavitusi ei saa. Aga igastahes. Ja kui te tahate mu videoid näha, siis palun vahepeal lihtsalt käige, vaadake mu kanalit. Võib-olla YouTube millegi ülest ei saada teile teavitusi. Ma väga vabandan selle pärast, aga ma ei saa ja ei oska väga midagi teha selle kohta. Nii et jah, see on kõik. Aitäh teile ja jätkake videoga. Teile minu armsad jõululapsed. Jah, te olete nüüd jõululapsed, kuna varsti jõulud. Tegelikult ma peaks vist rääkima sellest. Kunagi ma videos ütlesin, et te olete pelmeenid. Jaa. Ütleb nii, et see ei meeldinud teile. Ma olen saanud sadasid kommentaari selle kohta, et teile ei meeldi olla pelmeenid. Ja ausalt öeldes mulle ka see nimi ei meeldi, nii et me muutsime seda. Te arvatavasti olete märganud, kui te olete mu viimaseid videoid vaatanud, et ma ütlen iga video alguses tere lapsed. Ja te olete lapsed. Ja te olete nüüd lapsed. Nii et jõulude ajal olete te jõululapsed. Alustame. Nii, see video on siis, kuidas mina teen videoid. See on nagu täpselt LPS videote juures, nii et kuna ma ei tee muid videoid. Aga see video võib ka loodetavasti aidata neid, kes tahavad alustada LPS videote tegemist, nii et ma loodan, et see on teile abiks, teie seiklustel. Nii, esimene asi, mida te vajate, on, muidugi te vajate nagu kanalit ja kanali nime, aga sellest me väga ei räägi praegu. Tegelikult ma natuke mainin, kui te teete oma kanali, siis kindlasti pange endale see icon, see pilt. See peab kindlasti olema, kuna muidu inimesed nagu kohe saavad aru, et ei oska mitte midagi teha, nii et jah. Aga nüüd päris. See ei olnud praegu tekstis, mis ma rääkisin. Nüüd nagu päris selle video juurde. Nii, kõigepealt on teil vaja ideed. See nüüd, ma räägin esmalt sarjast, kuna kui te tahate, et teie kanal nagu inimesed märkaksid seda, siis mina olen märganud, et alati on vaja sarja. Nagu sarja tegemine on väga hea idee, aga on ka võimalik teha nagu näiteks avamisvideoid. Ja top 10 videosi. Ja ärge tehke top 10 videosi. Palun ärge tehke top 10 videosi. Ma ei taha heitida kedagi, aga jaa, top 10 videote tegemine on laisk. Ütleme siis niimoodi. Jah, YouTube. Mis asja te teete? Nii, aga ideed. Nüüd hästi tähtis asi, mida ma tahan teile öelda. Kui teil tuleb idee sarja või filmi või lühifilmi või mis iganes asja jaoks, siis ärge tehke seda nädal aega pärast seda, kui te selle välja mõtlesite. Palun, et teha head sarja, filmi, lühifilmi, mitte väga lühifilmi nagu natuke lihtsam teha. Muusikavideoid ja siukseid asju on ka lihtsam teha. Ma räägin nagu täpsemalt sarjadest ja filmidest. Et teha seda hästi, on teil vaja võtta palju aega, et kõik korralikult läbi mõelda. Mina oma Metslase sarjaga näiteks ei mõelnud väga palju midagi läbi ja seda on ilmselgelt märgata. Ma arvan, et jah, mul tuli see idee. Ma arvan, et äkki 2016 aasta detsembris. See oli mu esimene sarja idee. Ei, see oli mu teine sarja idee. Ja. Noh, see oli ka sellepärast ka, see ei tulnud alguses hästi välja, kui te lähete tagasi ja vaatate seda sarja, siis väga paljud asjad on täiesti ebaloogilised. Ja see üks põhjus on muidugi see, ma ei oskanud veel videosi ja sarju nii hästi teha. Ja alguses on täiesti okei, kui teie sarjad ja asjad ei tule hästi välja. Et see on täiesti okei. Et hästi teha midagi lähebki kaua aega, et õppida, nii et ärge olge ka pahased, kui teie kanal ei saa väga palju tähelepanu alguses. See on ka täiesti normaalne. Aga jah, ja siis ma õppisin oma Metslasest ja oma uue sarjaga Mineviku peegeldusega. Ma ütlen täiesti ausalt, mulle meeldib Metslase sarja idee rohkem, aga ma saan ka aru, et Mineviku peegeldus tuleb mul palju paremini välja, sellepärast et ma võtsin 3 aastat, et seda ideed arendada.
ma võin teile näidata oma väikesest vihikust sellel leheküljel. Ma mõtlesin välja tegelasi, nende nimesid, kes nad on ja niimoodi. Tegelikult ma ei tohiks seda väga täpselt vahel näidata. Noh, siin on mõned, ma ei näita seda väga täpselt jälle, kuna mõndasid teist ma kasutan. Ma tegin veel niimoodi värvidega, et näiteks nagu osade järgi, et mul oleks lihtsam neid otsida. Siis punasega on tehtud need ideed, mis mulle ei meeldi, mida ma ei tee. Noh, siis siin veel. Ja ma ei zoom'i sisse. Siis ma ei taha, et te näeksid seda. No, need on nagu mõned ja see kõike ma ei kirjuta maha. Ma kirjutan nagu päris vähe asju maha tegelikult. Nii, aga näed, siin on uus tegelaste lehekülg. Kirjutasin kõik niimoodi ilusti ümber, kuna nüüd ma olen otsustanud, mis tegelased on ja ma tean täpselt, mis sarjas juhtub. Siis siin on uue intro idee. Ma teen sarjal uue intro. Siin on jälle, siin on väga vähe neid note praegu, sellepärast, et ilmselgelt mul on kõik teised seal vanas vihikus. Mis ma igastahes öelda proovin on see, et te vajate palju aega, et päriselt teha hea sari ja väga tihti põhjus, miks sari ei tule hästi välja, ongi see, et pole võetud piisavalt aega, et ideed lõpuni arendada ja väga tore oleks see, kui sa nagu tead täpselt, mis sarjas juhtub. See peab nagu täpselt teadma, aga see peaks nagu enam-vähem teadma. Mina alustan lugu, ma mõtlen kõigepealt alguse, see on kõige tähtsam osa minu meelest, kuna inimesed ei viitsi su sarja või asja vaadata, kui see algus pole hea või huvitav. Ja enam-vähem mõtlen lõpu ka välja ja siis lähen selle keskmise osa juurde. Minu meelest on lõpp ja algus nagu, tegelikult kõik loos on tähtsad, aga ma keskendun väga palju algusele. Nii, ma keskendun väga palju algusele ja ka sellele, mis keskel toimub. Nii, ma keskendun, jumal küll, see on nii loll. Nii, järgmine point on tekstid. Tekstidega sa võid nagu täiesti hulluks minna või nagu sul ei pea täpselt nagu tekst olema, et sellel hetkel ütleb see tegelane sellise lause ja siis seda nagu täpselt lugema. See absoluutselt ei pea niimoodi olema. Näiteks Elbes Seis, kes teeb väga hea sarja, temal on lihtsalt nagu enam-vähem nagu kirjas, mis osas juhtub, et ta teab, mis juhtub, aga ta ei mõtle täpselt välja, mida tegelased ütlevad. See on ka täiesti okei. Mina lihtsalt ütleme nii, et kui sa oled inimene, kes nagu hakkab nagu ja siukseid asju tegema väga palju ja kes ei ole väga hea asjade koha peal välja mõtlemisega, siis usu mind, sul on parem tekst teha, kuna keegi ei taha kuulda, kuidas sa ütled video ajal ja kui sa aga võtad need välja, siis see lihtsalt võtab sul rohkem aega, nende väljalõikamine niimoodi, monteerimises. Nii et lihtsalt sa pead ise otsustama ja nagu eksperimenteerima ja vaatama, mis sulle paremini sobib. Näiteks selle video oma sarjadele ja filmidele ma kirjutan täpselt teksti. Tegelikult ma võin ühte vana teksti näidata. Näed, see on näiteks mineviku peegelduse esimese osa tekst. Näed, siin alguses on nagu ma teen jooned alla kohtadele, siin on klassis. Siis näed, õpetaja sen. Jah. Aga ma mõtlen ka, nagu filmimise ajal vahepeal muudan lauseid, et see ei ole täpselt see, mis videosse satub või iga kord. Aga jah, igastes sarjadel ja filmidel mul on nagu täpselt tekst. Aga nagu näiteks sellel videol on lihtsalt näed niimoodi, siis mingid väiksed noodid ja asjad. Et nagu ma tean nagu millest rääkida, mul ei ole täpselt teksti näiteks selle video jaoks. Ja järgmine asi, mida sa vajad, kui sul on oma idee ja tekst olemas, tegelikult sa võid isegi nagu mõelda idee ja siis seda vaadata, aga koht, kus filmida. Mina isiklikult kasutan ühte riiulit. Ma väga palju kasutatakse laudasid, praegu ma filmin näiteks laua peal, kuna see on suurem set. Ja kui sul pole mingeid pirne või professionaalseid valgustusasju, siis filmi akna all sa saad samasuguse naturaalse valguse enamus kordadest. Sa pead lihtsalt, sa ei saa kogu aeg filmida, sa filmid ainult nendel päevadel, kus päike paistab ja ilus ilm on. Isegi täitsa ilus ilm ei pea olema tegelikult. Silepind peab olema. Kindlasti peab olema silepind, see lihtsalt teeb filmimise väga palju kergemaks. Ja tore on, kui alus, kus sa filmid, on heledat värvi. See võib olla nagu helepruun või siuke kollakas pruun või ka täitsa valge. Minu tiir näiteks täitsa valge, aga see laulud, millel ma praegu filmin on, mis see on? Kollakas pruun, nii, helekollane või midagi.
aga kui sa paned näiteks mingeid teisi lauatükke või nagu mina praegu teen lund maha, siis pole vahet, mis värvi su laud on, kuna inimesed ei näe seda nii, et lihtsalt kui sul on heledat tooni asi, siis lihtsalt see näeb parem välja. Ma ei oska kirjeldada, et see lihtsalt näeb parem välja, uskuge mind. Ja kui sa oled kauem videoid teinud, kui sul on see võimalus, siis minul on lauatükid, nagu erinevad materjalid ja erinevad mustrid ja asjad, et erinevatesse tubadesse ma panen erinevad põrandad. Aga see ei ole absoluutselt kohustuslik. Ma alguses ja väga paljudes kohtades kasutan valget. Nii et jah, te lihtsalt võite nagu ise mõelda, kuidas te saate teha. Kui näiteks teil on võimalus saada ehituselt ülejäänud tükke, mul näiteks maja ehitati ja ma ei viskanud neid või ma ei lubanud visata inimestel neid lauatükke ära, vaid ma jätsin need endale ja nüüd ma saan neid kasutada. Jäi. Nii, järgmine asi on valgustus. Nagu ma ütlesin, te saate filmida akna all. See on väga hea idee tegelikult. Naturaalne valgus on kõige parem, alati. Aga on ka võimalik feikida naturaalvalgust. Minul on näiteks 2 lampi, millega ma filmin. 2 sükest väga lihtsat lampi ja ma ostsin pirnid, mis... Ma läksin lihtsalt elektripoodi ja küsisin, kas teil on pirne, mis näitavad naturaalset valgust. Ja neil oli. Ma arvan, et enamus elektripoodides on. Jah, see töötab väga hästi. No, kui te vaatate mu ideid, siis nagu normaalne valgus on. Aga on ka olemas lightboxid. Ja need on kallimad. Ja need ei ole absoluutselt vajalikud. Nagu ma ütlesin, naturaalne valgus teeb põhimõtteliselt sama head ja need pirnid teevad ka põhimõtteliselt sama hästi. Lightboxid on muidugi kõige paremad, aga nagu ma ütlesin, need on kallid, nii et jaa, enamus inimestel pole neid. Järgmine asi on LPS-id, keda sa kasutad tegelastena. Nii, see on päris lihtne. Näiteks üks asi, mis ma olen näinud, et kui su peategelane on kass, siis palun ära pane tema emaks merihobust. Ja kui sul pole palju LPS-id ja sul pole nagu mitte mingit valikut, siis muidugi sa võid seda teha, aga alati on parem, kui nagu samast, mitte tõust, vaid samast liigist oleks ühe pereliikmed ja see aitab väga. Isegi nagu koeradel ja kassidel ei pea nagu sama tõug olema, lihtsalt nagu, et kui su peategelane kass, siis tema ema on ka kass. No, lihtsalt midagi sellist. Ja üks asi, mis ma veel tahan öelda, kui te teate, et sarja või filmi või mis iganes asja jooksul te tahate näidata seda tegelast, tema nagu näiteks tegelane on su sarjas 15, aga te tahate näidata mingit kohta, kus ta oli näiteks 5-aastane, siis kui te valite tegelast, siis valige LPS, kellel teil on nagu väiksem versioon ka olemas. Ma toon näite. Need ei peagi olema täpselt samasugused, aga lihtsalt endad oleks sarnased. Näiteks minu metsase sarjas see on Anna-Liis. Ta oli peategelane ja ma kasutasin tema väiksema versioonina teda. No ma ei tea, kui palju see aitas, aga no te näete, nad on sama tooni. Nende silmavärvid ei ole samad ega midagi, aga mul oli ainult see LPS, kes oli kõige lähemal temale. Nii et ma kasutasin teda. No, ei peagi täpselt samasugune olema. See võib olla nagu päris erinev ka. Muidugi see on nagu nii ja minu uues sarjas on näiteks Chloe. Noh, ja tema väiksem versioon on näiteks selline. Jah, nemad on vägagi sarnased või nagu päris sarnased. Praegu tunduvad silmad kollased, aga need on tegelikult rohelised. Need on põhimõtteliselt sama värvi. Nad näevad päris sarnased välja, ütleme niimoodi. Ja nagu mida sarnasem on, seda parem, muidugi. Aga nagu ma ütlesin, ei pea täpselt sarnased olema. Mis iganes sul võimalik on. Ütleme näiteks, et sa tahad sarja alustada ja sul on see üks kass, keda sa tahad väga kasutada, aga sul pole tema väiksemat versiooni, aga sa saad vaadata, kas üldse on olemas LPS-i, mis on temale sarnane. On siuke koht nagu Nichols LPS blog. Kui te lihtsalt googlet seda, te saate seal kohe esimese asjana. Ja seal on nagu nimekiri LPS-idest peaaegu kõigist, kes nagu olemas on. Nii et te saate sealt leheküljelt vaadata, okei, näiteks see kass on väga sarnane sellele kassile, keda ma tahan kasutada. Ja kui teil on taskuraha, siis te saate selle lihtsalt osta. Aga muidugi, kui teil ei ole nagu võimalus osta, siis te saate kasutada LPS-i, mis on täiesti teistsugune. Lihtsalt minge hulluks, tehke kuidas te tahate, see pole väga tähtis tegelikult.
nii, järgmine osa on setid. Ma päriselt ei tea, kuidas seda eesti keeles öelda. See on igastahes, set on koht, kus sa filmid, näiteks praegu. Ma tahan, et oleks talv, nii et ma tegin talveseti. Noh, igastahes midagi sellist. Setidel peavad asjad sobima. Näiteks, kui sa tahad teha oma tüdrukule, peategelasele magamistuba, siis ärge pange vetsupotti sinna. See lihtsalt ei sobi. See on päris lihtne tegelikult. Sa lihtsalt pead vaatama, mis nagu asjad sobivad. Alguses, kui ma alustasin videote tegemist, mul ei olnud asju, mida panna settidele. Aga nüüd, kui ma olen kogunud juba mingi 4 aastat korralikult, siis mul on rohkem asju, mida panna. Nii et ma panen oma LPS magamistoad päris asju täis, kuna vaadake enda magamistoas ringi. Kas riiuli peal on nagu mingi 2 raamatut ja siis voodi, mis on täiesti korras? Ei, teie toas on väga palju asju ja see on arvatavasti segamini. Nii et miks teie tegelasel ei peaks siis segamini olema? Kui te tahate teha tegelast, kes on näiteks sarnane teile, siis vaadakegi nagu, kuidas teie elate enda magamistuba ja tehke nagu võimalikult sarnane. Ei pea nagu olema, et riiul peab olema, kui see on vasakus nurgas, siis see peab ka LPS setil olema vasakus nurgas. Ma lihtsalt mõtlen, et pange hästi palju asju igale poole. Ja nagu ma ütlesin, asjad, mis sobivad. Okei, ja veel üks tähtis asi on tapeedid või nagu backgroundid setidel. On tore, kui teil ei ole lihtsalt valge. Okei, praegu kui ma filmin, siin setil on täitsa valge, nagu paber, sest et, nojah, aga ma panin siukseid halle asju siia taha, nii et ei näe seda valget. Nii et, nojah, ma panin nad lihtsalt sinna, et see huvitavamaks teha, aga magamistoas näiteks mina olen ostnud liigagi palju, või no mitte liiga palju, ega päris palju, erinevaid meisterdamispabereid, mis on nagu erinevate mustrite ja värvide asjadega. Aga alguses, kui ma alustasin, mul ei olnud ühtegi nendest asjadest ja mul ei olnud ka väga raha, mille eest neid osta. Nii et ma võtsin lihtsalt kas tavalise valge paberi või tavalise värvilise paberi ja lihtsalt ise joonistasin mingeid mustreid ja asju peale sellele. Nii lihtne see ongi, vähemalt teil võiks nagu midagigi huvitavat olla erinevatel settidel. Et näiteks, kui tegelane on koolis ja tal on mingi südametega tapeet on koolis, siis ärge pange sama südametega tapeeti tema magamistuppa, need on erinevad kohad. Üheski koolis ei ole tegelikult südametega tapeet, nii et jah, lihtsalt võite ise joonistada, sest pole mitte mingi probleemi. Ja nagu ma ütlesin, põrandatest ma juba rääkisin, võib olla nagu sama muster põrandal, kui teil nagu pole erinevaid tükke, mida panna. Lihtsalt vaadake, mis teil olemas on ja kasutage kõike, mis võimalik. Ma olen isiklikult hästi palju prügi kogunud, sest ma lihtsalt mõtlen, äkki ma vajan seda mingi päev ja enamus kordadest ei vaja, aga vahepeal vajan, nii et ja on ka võimalik teha vaheseinu settidele. Ma panen ühe väikse videoklipi siia, kus ma näitan, ma tegin uue kooliseti ja ma panin sinna väikse vaheseina vahele. Ja, midagi sellist. Ja nüüd lõpuks ometi oleme me jõudnud filmimiseni. Ja LPS videote tegemisele läheb rohkem asju, kui te võib-olla arvasite. Te võiksite kasutada telefoni alguses. Ma ei ütle nagu, et ma olen näinud, kuidas mõni näiteks on öelnud, et ma tahan LPS videoid teha, aga ma pean kõigepealt endale kaamera ostma, et kui ma ei saa muidu. Ei, põhimõtteliselt kõik LPS tuuberid filmisid alguses telefoniga. See on täiesti normaalne. Ja see on kõige parem asi, mida teha, kuna kui näiteks mõtled, ma tahaks LPS videoid teha ja ostad endale kaamera, aga siis sa teed natuke aega videoid, mõtled, ma väga ei taha seda enam teha, siis sa ostsid kaamera millegi jaoks. Nii et, nojah, nii et alguses ongi kõige parem alustada telefoniga, see on ohutu. Ja telefonidel võib ka väga hea kvaliteet olla, nii kaua kuni teil on nagu normaalne valgustus, siis telefonis näeb põhimõtteliselt sama hea välja. Ainult ärge filmiga arvutis ega tahvelarvutis, kuna see kaamera jääb lihtsalt liiga kõrgele. Telefonis jääb ka natuke liiga kõrgele või telefoni kaamera vaatab ju ülevalt alla. Aga lihtsalt see on vältimatu ja absoluutselt pole vajalik osta kaamera kohe alguses. Aga kui sa oled LPS videoid teinud mingit aega, sa oled täitsa kindel, et sa tahad seda veel tükk aega teha,
siis ostke kaamera, millel on hea zoom, kuna et LPS videoid teha, on vaja päris lähedale zoomida. Mina näiteks praegu kogun raha, et osta uut kaamerat, sellepärast et ma pole sellega rahul, mis mul praegu on. Noh, ja kui sa ostad kaamera, siis osta kohe alguses hea kaamera. Nagu mina alguses, kui ma ostsin kaamera, ma ei otsinud väga palju, ma ei teadnud väga kaameratest midagi. Ma lihtsalt teadsin, et mul on vaja kaamerat, et oma videoid paremaks teha. Aga nüüd, kui ma ostan endale uut kaamerat ja nüüd juba leidsin ka, millise ma tahan osta, siis ma tegin palju rohkem nagu research. Ma otsisin, ma õppisin kaamerate kohta ja ma sain teada, mida mul vaja on. Näiteks üks asi, mis mind väga häirib praegu, on see, et kui ma tahan nagu natukenegi hämaramas filmida, siis jäävad see kvaliteet ei jää ülimalt hea. Kas te näete seda? See on praegu ka. Ma vaatan praegu oma kaamera ekraani ja see on praegu ka näha. See mingi staadik on või jah, igastahes ma vihkan seda, kuna mulle meeldib väga natuke hämaras filmida. Mina kasutan pulki, et filmida, aga kõik kasutavad alguses sõrmi tavaliselt. Näed, kui sa räägid LPS-iga, siis võta sõrmed ära alles siis, kui sa oled lõpetanud rääkimise. Näiteks ma ütlen praegu ühe lause. Jack, palun ära mine! Jack, palun ära mine! Näed, kas te näete? Ärge võtke oma sõrmi ära enne seda, kui te olete rääkimise lõpetanud. See on lihtsalt tüütu vaadata. Lihtsalt öelge oma lause ilusti ära, oodake natuke, paar sekundit ja siis võtke alles oma sõrmed ära, kui te olete lõpetanud rääkimise. Ja üks asi, see on põhimõtteliselt igas videos, kus nagu räägitakse, kuidas videoid teha, aga ärge filmige kõike ühe klipina. Ma ei tea, no mida teha, ma olen nii segaduses. Ära muretse, me saame sellest üle. Aga kuidas? Ma ei tea. Seda ma mõtlesin, kui ma ütlesin, et ärge filmige ühe klipina. Lihtsalt jäävad mingid vastikud pausid ja see võib tõsise momendi täielikult ära rikkuda. Ja kui see kaamera lihtsalt niimoodi liigub ühest otsast teise, siis see võtab inimesed loost välja ja see lihtsalt pole hea. Üks asi veel, ärge liigutage oma kaamerat samal ajal, kui keegi räägib. Väga tore oleks see, kui te saaksite kaamera laua peale kuskile maha panna ja lihtsalt tegeleda LPS-ide liigutamisega ja rääkimisega. See näeb enamus korrad lihtsalt halb välja. Ja viimane asi filmimise kohta, ära pane oma sõrme mikrofoni peale. See on viga, mida ma olen teinud 100 kordi. Lihtsalt uurige välja, kus kohas teie telefoni või kaamera peal on mikrofon ja hoidke oma sõrmed sellest nii kaugele, kui te saate, kuna see rikub heli täielikult ära. Ja helist rääkides, räägime hästi korraks helist ka. Teil ei ole vaja mikrofoni, mina ei kasuta mikrofoni. Ma ostsin endal mikrofoni, aga ma ostsin hästi odava ja mõttetu ostma ütlen teile, kuna see ei tööta hästi. Ja kui teil pole võimalik osta endale head ja vägagi kallid mikrofoni, siis ärge lihtsalt ostke. Leppige selle heliga, mis teil on telefoni või kaamera peal ja nojah. Ma ütlen ausalt, mul pole mitte midagi minu kaamera heli vastu. Jah, mikrofon pole vajalik. Te lihtsalt kasutage seda, mis teil võimalus on. Noh, oletame, et teil on nüüd kõik filmitud, kõik läks enam-vähem hästi, siis üks asi, mis on nagu viga, mida tehakse, on ärge jätke oma asju, LPS väikseid vidinaid ja LPS ja LPS-ette. Ärge jätke neid lihtsalt sinna laua peale, sest et enamus kordadest need lihtsalt kaovad ära. Nii et kui te olete filmimise lõpetanud, kui teil on võimalik, kui te ei taha seda setti rohkem kasutada, siis koristage kõik ilusti ära, valige kindel koht, kus te hoiate oma LPS asju ja niimoodi ja pange need alati sinna tagasi. See on lihtsalt selleks, et vältida nende ärakadumist ja see on mind väga aidanud. Nüüd monteerimine. Me lõpuks ometi jõudsime sinna ka. Programmid algajatele, mis on nagu lihtsad, nendest on lihtne aru saada ja neid saab kasutada telefonis. Kõige esimesena mina kasutasin Vio videot, aga siis ma upgrade isin ja läksin Power Director, igastahes jah. Power Director mulle meeldis natuke rohkem ja siis, kui ma sain arvuti, siis ma kasutasin seda seal ka. Ja kui te olete õppinud, te oskate nüüd rohkem programme kasutada, saate nagu kõigest aru ja teil on olemas arvuti, siis te saate minna natuke keerulisematele programmidele üle. Näiteks Adobe on väga hea.
mina kasutan Sony Vegast ja teine programm, mida ma kasutan, on Cyberlink Power Director. Cyberlink on lihtsam, see on kohe kindlasti lihtsam kui Sony Vegas, sellest on lihtsam aru saada. Aga Sony Vegasel on lihtsalt rohkem asju, mida saab teha minu meelest, nii et jah, ma kasutan seda põhiliselt. Aga Cyberlinkil on mingid efektid juba nagu preset olemas, nii et ja see teeb lihtsalt asjad lihtsamaks. Ja nüüd natuke heli ja muusika kohta. Heli ja muusika, need peavad kõik sobima. On tore, et näiteks kui keegi avab ust, siis sa paned sound efekti, kus nagu ongi ukse avamise nagu efekti juures või sound efekt. Muusika, ärge pange liiga palju laule. Kasutage laule siis, kui on mingi tõsine moment või nagu midagi suurt, mitte et iga video ongi 3 laulu nagu background muusikaks, nii et jah, see lihtsalt pole hea idee, uskuge mind. Ja heli, kui teil on kurb moment, siis ärge mängige seda muusikat. Tegelikult ärge kasutage seda laulu mitte kunagi, see on kohutav. Ma olen ise ka seda kasutanud, aga iga kord, kui ma kuulen seda laulu, siis ma kujutan ette midagi sellist. Tere sõbrad, tere minu perekond, tere tulemast uusi meigi tutorial videost. Täna ma näitan teile, kuidas huulepulka peale panna. Ma olen nii õnnelik, et te olete siin ja join my giveaway down below, subscribe, like and share and subscribe'ige ja like'ige ja kell peale ja te pole näinud, mis video on veel, aga tehke seda kõike ja nii et jah siis, palun ärge kasutage seda laulu mitte kunagi. Ja üks asi veel, ärge pange muusikat liiga valjuks, nii et ei kuule enam, mida ma räägin. Näiteks, pane Ingel, tuleviku Ingel, panne siia muusika peale. Kas te kuulete, mida ma räägin? Kas te saate aru, millest ma räägin? See on kohutav, te ei kuule mitte midagi, sellepärast, et see muusika on liiga vali. Ma juba tean seda. Ja nii, et lihtsalt see on päris lihtne muuta, nagu heli, kui valiheli on enamus programmides saab seda teha, kui mitte kõigis, nii et lihtsalt jah, tehke seda. Ja viimasena monteerimise alal, üks asi, mida ma olen märganud, kui inimesed alustavad monteerimist, siis nad panevad liiga palju efekte. Ma ei vaata telekat, aga ma vaatasin ükskord uudiseid ja oh my god, seda oli palju. Ma arvatavasti ei leia seda klippi üles, sest see oli nii kaua aega tagasi. Mingi 3 kuud tagasi, nii, väga pikka aeg Ingel. Ma näitan teile ühte oma väga vanu see on ainult efektid, see on ainult preset efektid. Lihtsalt kasutage efekte ainult siis, kui see on vajalik. Ja ärge pange neid liiga palju, need transition asjad ka, neid ei ole alati vaja, mina teen enamus ajast lihtsalt fade to black. Ja ärge palun pange liiga palju efekte. Lihtsalt ütlen seda, sest ma olen ise seda läbi elanud, ma panin liiga palju efekte, ma panin efekte igal võimalusel, mis mul oli. Nii tea. Palun ärge tehke seda. Videote tegemise ajal lihtsalt olge loovad, kasutage kõike, mis teil on võimalik. Kui teil ei ole nagu professionaalseid asju, täiesti okei, need tulevad ajaga. Ja lihtsalt kasutage kõike, mis teil on võimalik. Ma juba ütlesin seda, aga see on väga tähtis. Kuna väga paljud lihtsalt arvavad, et neil on vaja kõiki neid kaameraid ja kalli programme ja mikrofone ja siukseid asju, aga absoluutselt ei ole. Need tulevad enamus ajast lihtsalt ajaga, teil kogunevad erinevad asjad, mida te saate kasutada. Te saate ka nagu raha koguda pikka aega, et osta endale kaamera, kui te olete videoid teinud juba mingit aega. Aga algusest, ja üleüldiselt mitte ainult alguses, aga lihtsalt teil pole neid kõiki asju vaja. Tore, kui teil on need asjad, aga need pole vajalikud. Need pole nagu nii tähtsad, et need peavad olema. See on väga tähtis minu meelest ja ma lihtsalt tahan, et te teaksite seda. Aga see ongi siis kõik selle video jaoks. Väike fakt, ma filmin praegu täna õhtul mitu videot järjest, kuna lihtsalt järgmine nädal. Ma filmin seda praegu laupäeval. Järgmine nädal ma olen iga päev peale kooli tööl ja reedel ma olen üldse terve päeva, nagu polegi võimalik filmida.
kui te näete mingeid sarnasusi või niimoodi, siis jah, see on sellepärast lihtsalt, et te teate. Aga see on kõik siis selle video jaoks. Loodan, et teil oli see abiks ja et teil oli kasulik ja see aitas teid. Ja ma loodan, et see motiveerib teid ka nagu LPS videote tegemist alustada, kuna LPS-tube on tegelikult enamus ajast väga sõbralik. Ja me ootame siia kõiki, kes lihtsalt tulevad nagu rõõmuga teevad videosi, naudivad seda. Nii et jah, lihtsalt hakake tegema, proovige seda, teil ei peagi see meeldima. Te võite lihtsalt öelda, okei, mul see ei ole minu jaoks, ma lõpetan nüüd. Ja lihtsalt proovige, võib-olla teile hakkab see meeldima. Ei, näeme teid varsti. Tšau! Bye! Mul pole kuskil kõik need asjad on sees.